ma olin kodus ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei ole suuteline kooli minema, sest ma nii kardan. Ma olengi oma vanusega saanud juurde võib-olla sellist julgust teha asju teisiti. Mina nägin ära selle ühel oma töökohal, kus üks noor inimene pani 3. päeval avalduse lauale ja ütles, et tööelu muutubki aastatelt juba nii palju pikemaks, et miks mitte teha midagi muud. Täna on meil külas Alje, kes räägib väga põnevast karjäärimuudatusest oma elus, majandusest ehitusse. Nii et vaatame, kuidas tal siin läinud on. Aga tere tulemast, Alje! Et meie üksteist ei tunne absoluutselt. See ongi mõne külalisega niimoodi, et mitte üldse ei tunne enne. Ja siis saame saates tuttavaks. Nii et me lähme natuke ajast tagasi sinu kooli teekonna algusesse ja aga alustuseks räägi, et kes sa üldse täna oled? Tere, aitäh kutsumast. Kes ma täna olen? Täna olen ma projektijuht Haridus- ja Teadusministeeriumis. Kõlab natuke kummaliselt. On. Aga Haridus- ja Teadusministeeriumis on ka olemas riigivaraosakond, mis on küll just paar nädalat tagasi ümber nimetatud haridustaristu ja haridusvõrgu osakonnaks. Ja seal on minu töö põhimõtteliselt osaleda koolide remontide, rekonstrueerimiste ja uute koolide ehitamise projektides. Väga põnev, väga põnev. Nii, aga siis ongi väga hea aeg. Me hüppame ajast tagasi sinna, kus sa siis tegelikult otsustasid, et nüüd ma valin eriala, on ju. Mis kaua aastaid tagasi oli see aeg sinu elus? Kumba valikut sa silmas pead? Sul on mitu kõrgharidust, on ju? Jah. Okei. Alustame siis Tallinna Tehnika kõrgkoolis, kui sa siia tulid esimest korda õppima. Ma tulin Tehnika kõrgkooli aastal 2019. See oli ühest küljest väga kaalutud otsus ja teisest küljest valitses ainult üks suur ebakindlus. Okei. Sest kui sul on olemas, ütleme, hea töökoht, asjad laabuvad, siis on natuke keeruline hakata üles ehitama teist karjääri. Et sul endal on see hästi palju küsimusi, et kas kõik see, millest ma nüüd hakkan loobuma, millegi vastu, millest ma mitte midagi ei tea, on ikka kõike seda väärt. Ja sa tulid siia õppima siis? Ma tulin hoonete ehitust õppima. Miks selline valik? Nii hilises eas. Ma mõtlen selles mõttes, et ikkagi hästi noorelt otsustatakse üldjuhul ära oma eriala. Kuidas sinul tuli see otsus siis? Ma arvan, et see on hästi paljude erinevate aspektide koosmõju, kui nii öelda. Okay. Et tegelikult seal on päris palju ajalugu sellega seoses, et mu vanemad ehitasid ise maja. Ma ise olen pidanud päris palju osalema kõikvõimalikes kinnisvaraprojektides. Ma ei tea, see tundus midagi sellist, mis on väärt õppimist. Selles mõttes, et minu enda moto oli kogu aeg, et inimesel võiks olla nagu erialane haridus ja ärialane haridus. Ärialane haridus oli mul olemas, aga erialast haridust mul ei olnud. Okei, aga peale gümnaasiumi siis läksid õppima tegelikult siis majandust ja siis oled majandustaustaga inimene? Jaa, ma lõpetasin Tartu Ülikoolis äriettevõtte rahanduse investeeringute eriala. Wow. Ja tegelikult pärast seda ma olin aastaid õppejõud ühes erakõrgkoolis. Ja juba siis mul hakkas natuke tunduma, et ma peaksin midagi juurde õppima. Aga kuna seal oli niivõrd intensiivne töögraafik, siis tegelikult esimene samm oligi see, et ma loobusin seal õpetamisest ja asusin tööle ühte kutsekooli õpetajana, mis hästi paljude jaoks juba oli selline kummaline otsus, et samm tagasi. Aga mu enda sees oligi see mõte, et
ma jään natuke paiksemaks, rahulikumaks ja ma mõtlen nagu selle aasta või 2 jooksul välja, mida ma siis tegelikult teha tahan. Ja ma tegelikult selle aasta jooksul ikkagi seda otsust veel ära tookord ei teinud, sest juhtus niimoodi, et ma sellest koolis enam ei saanud õpetajana jätkata, vaid minust sai õppejuht ja see oli ka väga huvitav töö. Nii et nii see otsuste tegemine nagu lükkus edasi, aga ühel hetkel ma ütlesin, nii punkt, nüüd on see päev, tuleb teha otsused. Valisin välja ikkagi selle hoonete ehituse kõikide oma selliste huvide eelistuste hulgast. Esitasin avalduse viimasel päeval ja tegelikult oligi see kummaline, et ma olin juba nagu pere ja lähedustega rääkinud sellest valikust, aga ma ikkagi avaldust ei esitanud. Ja mu tütar helistas mulle viimasel avalduste esitamise päeval, et kuule, et kas sul on avaldus esitatud? Ja ma ütlesin, et ei. Aga tegelikult siis ma esitasingi selle ära täna tütrele. Ikkagi sundis natuke tagant, jah. Ja kui siis said teada, et okei, et saad vastu võetud, tule õppima seda? No ma olin selles üpris kindel sellepärast, et see vastuvõtt oli tunnistuse hinnete põhine. Ja sul olid head hinded? No mul oli 5,0 keskmine. Ega parem ei saagi olla ju. Jah. Super, okei. Mis sind siis ees ootas? Kas on raske ka alustada nagu nii hilja uuesti kooli või? Jaa, tegelikult mingid mõttetud hirmud on. Näiteks meil oli selline nagu tutvumispäev. Ja ma olin kodus ja ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei ole suuteline kooli minema, sest ma nii kardan. Arvestage seda, et ma olin nagu elupõline koolist töötanud inimene. Mulle tundus minna õpilasena teise kooli täiesti ilmvõimatu. Et mida ikkagi kõik need teised mõtlevad. Ja kindlasti ma olengi ürgvana võrreldes kõikide oma kaasõpilastega. Kusjuures tegelikult ma ei olnud kõige vanem. Ma olin, ütleme, selles järjestuses alles 4. Et minu aasta käigus oli veel 2 naist ja siis minust oli veel 2 vanemat meest. Sa läksid päevaõppesse, kaugõppesse? Jaa, ma valisin selle kaugõppe. Töö kõrvalt on ju? Sest tegelikult oli ka niimoodi, et ma algul läksin ikkagi oma töökohta ja avaldus oli mul näpus, et nüüd ma lahkun teie juurest, ma hakkan õppima, aga mu ülemus rääkis mu ümber ja siis ikkagi nagu see otsus oli jah, et kaugõppe on nagu selline jällegi nagu riskide maandamine ütleks, eks ole, et mul on ikkagi töökohta alles, et ma ei loobu kõigest veel, mis mul olemas on. Ma ei teagi. Sa meenutad praegu seda kooli aega. Tegelikult on see üsna äsja ju olnud. Mina astusin ka 2019 kooli õppima. Aga kuidas siis on, et sa oled majandusalane inimene? See tegelikult on ju ka matemaatikat väga palju hõlmab, on ju? Ja sa tulid, selles mõttes mingid ained kindlasti olid mingis mõttes familiaarsed. Ja, ütleme matemaatika ise. Jah. Et kuidas nagu tegelikult see nagu ümberkohandumine oli, et tegelikult on need ikka täiesti eri asjad, täiesti eri asjad. Ma tean, ma kunagi tahtsin ka majandust minna õppima, ma ei läinud sinna, minust ei saa majandusinimest. Aga jah, et kuidas oli see nagu kohandumine just nende erialade vahel? Ma ei tea, mulle tundus, nagu ma oleks koju jõudnud. Selles mõttes, et hästi palju oligi sellist, mida ma nagu lootsin siit leida. Muidugi oli ka asju, ma mäletan, see oli tehniline mehaanika. Oho, lemmikaine. ja hirmud ei olnud mitte, ütleme, niivõrd eksami ees, vaid meil oli vist ära olnud 2 loengut esimest, kui ma mõtlesin, et lihtsalt ei ole võimalik. Et mingisugused liigendused, ma tean, et me pidime jooksma mööda linna, pildistama mingeid liigendeid, ma ei saanud mitte millestki aru. Pildistasin midagi. ja, need olid vahvad ülesanded, ma mäletan.
aga kõik ülejäänud ained, ehitus nagu alased sellised materjalid, praktika oli sul ju ka tulemas ju? Mis sa siis tegid? Sa olid ju ikkagi enda töökohal ju veel pidid olema nagu aktiivne. Aga vaata, mina töötasin koolis. Ja koolis on suvel vaba. Vaat muidugi, jah. Nii, ja millise praktika sa valisid siis endale? Tegelikult oli niimoodi, et päris esimene praktika oli meil ju üldse mingi geodeesia praktika, mis jäi koroona tõttu väga selliseks tagasihoidlikuks aastal 2020. 2021 läksin ma küll reaalselt praktikale. Ja ma räägin natukene ette veel seda, et tegelikult päris nendel esimestel õppenädalatel olin täiesti kindel, et nii nagu see on, et mul on majandusharidus, nüüd ma õpin veel ehitust juurde, et kui need nüüd niimoodi kokku panna, siis see võiks olla eelarvestus. Eks? Ja mul oli nagu selline kindel põhimõte, et vaatamata sellele, et ma hakkan siis eelarvestajaks, ma käin praktikatel, kus ma saan olla objektil platsi peal. Väga õige. Et ma tahtsin, et mul oleks ikkagi mingisugune selline praktiline kogemus olemas. Ütleme, see esimene praktika oli ikkagi hästi selline vaatlev ja ma tegin seda Rakveres. Oli selline perefirma nagu Novap, kes ehitas tööstusangaare. Oli väga selline tore, meeldiv, hästi rahulik seltskond. Ja mis sa tegid seal? Ma tegin erinevaid asju. Ma käisin objektidel pildistamas teatud asju, mida mul paluti pildistada, et oleks teatav järjepidevus olemas ehituspäevikute jaoks. Siis oli muidugi, nagu ikka noortel inimestel on või see algajal platsil on see ülesanne, et sa pead kutsuma ju kõiki korrale, et nad kõiki ohutusnõudeid täidaksid. Ühesõnaga objekti insener olid siis nagu on ju? Põhimõtteliselt küll, et ma sain need päeviku täitmised, pauhupis, seal tegin mingisuguseid sellised Excelites arvutusi ja kõike muud. Aga kuidas said rahule selle praktikaga? Mõtlesid, et olen ikka õiges kohas? Jaa, selles mõttes küll, et ma jäin täitsa rahule ja minuga jäädi rahule ja mõtted liikusid ka selles osas, et ma nagu jätkan oma praktikaid selles ettevõttes, aga pean kahjuks nagu ütlema seda, et murdsin oma lubadust. No nii, mis siis juhtus? Midagi ei juhtunud. Lihtsalt vist kasvas isu. Et mulle tundus, et kõik minu nagu kursuse kaaslased teevad ägedaid asju. Mulle tundus, et ma tahaksin ka ägedamaid asju teha. Nii, ja järgmiseks praktikaks juba läks. Mis valik? Sellega oli niimoodi, et ma saatsin päris paljudesse ehitusettevõtetesse tegelikult oma CV-d. Tänasel päeval ma saan aru, et mu CV ei toiminud absoluutselt. Kuigi võib-olla ka ajastus sellel hetkel oli seal teatud põhjustel ka natukene võib-olla kehva, aga ikkagi see CV ei töötanud. Ja ma tegin selle CV siis ise ühel hetkel ka ümber. Ja lõpuks oli mul niimoodi, et mul oli 3 ettevõtet ja kõik olid natukene niimoodi ühel moel mind nagu justkui ootele pannud. Ja siis juhtus niimoodi, et esimene ettevõte ütles mulle jah. Ja siis ma juba ütlesin, et jah, et ma olen nõus teiega lepingu sõlmima, siis ütles teine ettevõte jah. Ja siis ma ütlesin esimesele ettevõttele, et sorry, ma ei sõlmi teiega lepingu. Ütlesin teisele ettevõttele, et jah, ma tulen. Ja siis helistas 3. ettevõte. Et tahab ka, jah? No ja nagu ikka, jah? Ja siis ma mõtlesin väga pikalt ja ütlesin siiski 3. ei. Ma ei tea, kas me räägime nimedega? Võib ikka nimedega, muidugi. Minu valikuks oli Ehitusviseko. Ja
mulle öeldi, et mulle saadetakse leping ja selles lepingus on näha, millisele objektil ma lähen. See oli mulle selline üllatus. Kuigi ma natukene võib-olla mõtlesin selles suunas, et nad ehitasid sellel hetkel Rahvusraamatukogu. Et tõenäoliselt äkki ikkagi on Rahvusraamatukogu. Väga suur objekt. See on väga kihvt. Nii, ja saabus siis see päev. Tegin selle lepingu lahti, mitte midagi ülevalt ei lugenud, kerisin ainult allapoole, kus on objekt. Ja seal oli kirjas Tallinna Linnateater. Ka väga kihvt. See oli vapustav. Ma ütleks niimoodi, et ma seda isegi lootnud. See oli nagu jackpot. Ja siis seal sa olid, ma eeldan, et mitte lihtsalt objektiinsener, et natuke nagu rohkem said teha, on ju? Ei. Ei saanud? Ei, vastupidi. No. Minu juhendaja, mulle tundub tagantjärgi, ei olnud väga rõõmus sellise praktikandi üle. Noh, ja mis ta oskas must ka oodata, eks ole. Ma sain kätte siis mõõtmisülesanded. Hakata mahte mõõtma. Nii. Noh, ütleme Linnateater ja remondis, see on meeletu käikude jada, kus ei ole niimoodi, et igast kohast saad, ma ei tea, keldrikoruselt 3., 4. korruseni minna, sa pead kogu aeg kõike teadma, kõike meelde jätma. Ja põhimõtteliselt esimesel päeval ma olingi esimeses hoones ja ei julgenud liikuda ei üles olla ega kõrval. Ja ma tegingi iga õhtu, õppisin pähe kodus plaanide järgi, kus ma saan ühest majast teise minna, kust ma saan ühelt korruselt teisele minna. Ja siis läksin järgmisel päeval platsile seda sama siis avastama ja siis võis selguda, et mõni käik oli kinni pandud. Nagu ikka ehitusel. Ja. Aga ütleme niimoodi, nendest mõõtmistest läks kuidagi hästi vahvalt ühel hetkel, kui meile toodi paeplaat põrandaplaatideks. Lihtsalt väga jälle lihtne ülesanne öeldi, mine kontrolli saatelehe järgi, kas on see kogus toodud, mis ei ole. Kontrollisin ära, olid erinevused sees, aga ütlesin siis nagu muuseas veel projektijuhile ka, et minu meelest nad ei ole päris ka nagu mõõtudes. Et paeplaate murtakse, eks ole, ja siis nad ei pruugi olla täpselt 10 millimeetrit ega täpselt 20 millimeetrit paksusega, aga mõned on ikkagi nähtavalt õhemad või paksemad. No ja siis projektijuht ütleski mulle, et isegi mina ei pannud seda tähele. Mulle tundus, et see oli nagu selline jäämurdmise koht, kus ta hakkas nagu minus ka mingisugust potentsiaali nägema ja ülesanded läksid järjest nagu ütleme nõudlikumaks ja tõsisemaks. Et sinu jutus kõlab läbi sükest nagu natuke skeptilisust, et nagu oli natuke skeptiline sinu suhtes või? Et nagu majandus nagu justkui nagu õppejõud või kuidagi või... Seda ta ei teadnud. Sa ei teadnudki või? Okei. Et see oli... Ja. Aga mina olin sellel hetkel ikkagi selline inimene, kes oli, ütleme, usu nimel nõus ka kirikupõrandaid pesema. Et sihikindel. Ja, et andke mulle ükskõiki millist tööd, ma olen nõus tegema, põhiline on, et ma saan siin olla ja teha. Aga mis ülesanded sa veel see Linnateatri aja jooksul siis said teha ja kas sa sinna jäid kauemaks või see oligi ainult praktika sul? Ja siis, kui minu praktika hakkas läbi saama, siis mulle tehti ettepanek jääda. Ja ma võtsin selle vastu. Aga see tähendas ikkagi nüüd juba seda, et pidin loobuma ikkagi oma senisest töökohast. Ja loobusid? Ja loobusin. Tõesti? Uskumatu. Tulin koolist ära ja läksin ehitusele tööle. Aga objektijuht olid või olid... Olin objektiinsener. Objektiinsener. No ikkagi siuke platsitöötaja. Ja, just. Väga kardinaalne muutus elus.
võib-olla teiste jaoks. ja Aga- kõrvaltvaatajana. On ju, aga seal on tegelikult ju väga palju positiivseid aspekte minu meelest. Juba kas või see, et sa saad nii palju olla värske õhu käes, sul on hästi erinevad tööpäevad, et seal ei ole nagu sellist rutiini, mis võib-olla oli senini minu elus. Said uue hingamise justkui, jah? Ma olen täitsa veendunud selles, jah. Linnateatri tegid lõpuni. Tegin. Mis siis edasi sai? Siis tuli Lääneranna kool. Ka väga huvitav ja väga omapärane objekt, aga muidugi oluliselt väiksem. Et 3 majakest. Sul lihtsalt vedas, et sa alustasid nii kõrgelt. Ja. Kuigi kes teab, vaata, kui sa oled juba nii suure tüki hauganud, siis nagu tahaks jah, rohkem ka. Aga ei, tegelikult see kool oli väga huvitava projektiga. Oli selliseid väljakutsuvaid lahendusi. Aga jah, paraku ma pean ütlema, et siis kuskil oligi vist aasta hiljem ma võtsin vastu selle HTM-i projektijuhi töö. Räägi lähemalt, väga põnev. Mis selles põnevat on? Mis selles põnevat on, et sa vahetasid siis töökohta? Jah. Miks sa tegid siukse otsuse? Mis sa tundsid, et sul puudu jääb või kas sa lihtsalt tahtsid nagu edasi areneda kuskile mujale? Tegelikult, kui aus olla, siis mul ei olnudki midagi väga puudu sellel hetkel. Seda vahetust on väga keeruline seletada selles mõttes, et tegelikult võib-olla sellel hetkel ei oleks pidanud töökohta vahetama, kui sa tahad ikkagi ehitamiskarjääri teha. Just. Et niigi ma olin ju väga hiline alustaja ehituses, et seda ma näen tänase päevanigi, et ma oleksin pidanud julgelt 10, 15, 20 aastat varem alustama ehituses, et kuskile jõuda. Ja võib-olla äkki siis natuke see oligi, mis mind pani muretsema. Ja teisalt nagu see HTM-i projektijuhi töökoht tundus selline, et ma saan lisaks sellele ehitamise teemale ikkagi kuidagi nagu olla juures ka sellistel olulisematel otsustel. Et paratamatult on ka minul oma sellised teatud hoiakud või nägemused selles osas, et millised võiksid olla meie koolid ja millele tegelikult koolide ehitamisel raha peaks kulutama ja millele mitte. Ehk siis see Lääneranna kool andis sulle väikse nagu tõuke edasi, parandamaks seda nagu riiki natukene siis mõnevõrra läbi oma uue ametikoha. Nojah, kui olla täpne, siis Lääneranna kooli ehitas kohalik omavalitsus. Aga kool on ikka ju. Seda küll, et kooli ehitamise kogemus mul jah, siis nagu selle kaudu oli. Ja eks ma ju oma pikaaegse sellise kõrgkooli ja koolis töötamise kogemusega näen ju ka üht-teist, mida võib-olla ehitaja tegelikult üldse ei näe. Ja mis need on siis? Mis on need aspektid, mida sina täna nagu väga vajalikuks pead, mida jälgida ja mida üldse võib-olla pole nagu vaja niimoodi rõhutada? Siin on erinevaid asju. Tegelikult hästi palju hakkab peale juba sellest, et kellele me üldse seda kooli ehitame. Et ütleme, kas tegemist on kutseõppeasutusega, on tegemist riigigümnaasiumiga, kus on ainult, eks ole, gümnaasiumiaste sees, või me räägime siis sellisest põhikoolist, kus õpilased õpivad kuni 9. klassini. Et tegelikult hästi palju juba see mõjutab. Nüüd kindlasti on ka õpilastel mingid omad ootused koolihoonele ja me peame arvestama seda, et mida rohkem kerkib neid erinevaid uusi uhkeid koole, seda rohkem ka nendes kohtades, kus koolid on tagasihoidlikumad, tuleb midagi ette võtta.
alati ei saa ehitada päris uut kooli, siis tuleb leida selliseid lahendusi, mis parandaksid seda keskkonda. Ma arvan, et näiteks kui me oleme siinsamas tehnikakõrgkoolis täna, siis tegelikult ka siin on koridorides näha, et hoone väljastpoolt on ju küll säilitanud oma välimuse, aga seest on ikkagi tulnud väga palju sellist moodsat koolikoridori lahendust juurde, et ka üliõpilastel oleks tore ja hea ja mugav olla siin, suhelda, natuke nii-öelda puhata või hingata, teha grupitöid. Need võimalused peaksid järjest enam koolidesse tulema, arvan mina. Mis on viimase aja suuremad projektid olnud siis sinu laua peal? No hetkel on üks tõsine asi on tegelikult õpilaskodu rekonstrueerimine. Et see on Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses Sillamäe õpilaskodu. Mida saab õpilaskodus parendada? Seal vist päris palju saab teha. Selles mõttes, et ikkagi kogu see vana lahendus lõhuti välja. Et tänapäeval ikkagi õpilaste toad on 1-2 kohalised. Tavaliselt 2 toa kohta on olemas lisaks veel selline kööginurgaga ruum, on WC, duširuum. Ja muidugi siis ka sisearhitekti poolt siis välja valitud ja paika panda mööbel. Väga tore, et te parandate ikkagi nende noorte elu läbi selliste projektide. Ja tegelikult kui me just siin nagu Kutsehariduskeskusest rääkisime, siis see ongi väga suur teema selles mõttes, et kui riigigümnaasiumid lähevad järjest ja järjest uhkemaks ja ilusamaks, siis peab ka väga palju mõtlema sellele, et millised näevad välja kutseõppeasutused ja õpilaskodu samamoodi. Et õpilastel oleksid ikkagi võrdsed tingimused. Kuidas meil täna riigis on see areng, et kas me nagu oleme jõudnud sinnamaani, et on juba hästi nende koolide, õpilaskodude nagu nii-öelda edasiarendusega või pigem oleme ikkagi nagu ajast maas? Tööd on kõvasti. Aga samas ka tehtud töö tegelikult vananeb. Ma toon sellise näite, et kuskil 2000-ndate algul, see oli vist, ma ei tea, äkki 2005, renoveeriti teeninduskool Majaka tänaval ja talle ehitati ka kõrvale täiesti uus ja moodne korpus. Tänasel päeval, kui me läheme sinna koolimaja sisse 20 aastat hiljem, siis tegelikult me tahame juba täiesti teistsuguseid lahendusi. Et ikkagi nagu see asi vananeb. Nii nagu ta on valmis ja moodsalt valmis, siis kohe hakkab ta natukene juba vananema ja kohe varsti hakkab ta oma moodsust ka kaotama. Et see ongi nagu pidev ring, eks ole. Ja. Et siin ei ole mitte midagi teha. Mis on sellised põnevamad või võib-olla meeldejäävamad objektid üldse sinu elus sellel sinu hetke tänasel ametikohal? Ma osalen praegu ka Kohtla-Järve Järvepõhikooli projekteerimiskoosolekutel. Kool iseenesest tuleb ka väga uhke, väga huvitava lahendusega. Ja ma usun et Ida-Virumaale tegelikult on ka vaja just nimelt seda uut hingamist. Nendesse nii-öelda meie jaoks kaugematesse paikadesse on ju. Et ega ma isegi väga niimoodi oma eraelus Ida-Virumaale ei satu, et see on ikkagi paras avastamine praegu, kui tuleb sellel suunal nagu sõita ja minna vaadata neid kohti. Aga kui me räägime nendest koolide arengust täna, et mis on siis need nagu kohad, mida võib-olla nagu tehakse, aga ei ole vaja teha neid asju niimoodi? Oskad sa meedi välja tuua või mingid sellised nüansid, mille pole vaja niimoodi rõhku panna, et noor ei hooli sellest täna enam? Ma ei tea, seda ma niimoodi küll öelda ei oska, aga mis nagu nende kooliehituste puhul mind alati natuke muretsema paneb, on see, et me armastame hästi palju klaasi ja klaasfassaade, aga siis tuleb kevad ja päike paistab kõrgelt ja kuumalt ja siis me tahame, eks ole, pimedat ruumi, me tahame jahedat ruumi
ja siis me peame hakkama mõtlema kohe jälle välja neid lahendusi, kuidas kogu see klaasiilu siis ära katta. Et vot see on nüüd natukene minu jaoks selline koht, kus mulle tundub, et me võib-olla oleme teinud mõttetuid kulutusi, võib-olla me peame natukene lahendusi muutma. Mäletad, koroona ajast oli selline, mida nad jälgisid, seda klassiruumi niiskustaset oli, on ju? niiskusprotsenti või seda, et kuidas see õhk nagu liigub. Süsinikdioksiidi mõõtsime, ma arvan ka või? Ja, et no lihtsalt sellele peeti nagu erilist nagu rõhku tookord. Ma mõtlen, täna, kui sa nüüd tegeled oma tööga, et kas see on nagu natuke nagu vaibunud teema või ikkagi kooliruumides see on nagu hästi oluline projekteerimisel just see mingi teatud see mingi tasakaalu säilitamine, et värske õhk tuleks peale piisavalt palju. No tegelikult küll, see ei ole ainult ju, ütleme, selline meditsiiniline näidustus, vaid tegelikult see on ikkagi ka see, et õpilane väsib lihtsalt sinna klassi ära. Just. Ta jääb laua taha magama, kui me talle seda värsket õhku peale ei anna. Nüüd ikkagi panete rõhku sellele täna? No ikka paneme. Ütleme niimoodi, et ilma ventilatsioonisüsteemita me kooli ei ehita. Seda muidugi. Ja, aga küll ehitab me ilma jahutussüsteemita. Selles mõttes, et kui me kodudes ikkagi oleme suviti ka elame ja suved on kuumad ja vajavad ruumid jahutamist, siis üldiselt ikkagi kooli puhul on niimoodi, et selle põhiosa suvest kooli on ju kinni, tõesti võib olla mingid aprillikuud mõnikord isegi, maikuus, juunis väga kuum ilm. Aga jah, see on ikkagi selline et seda annab natukene lahendada muul moel. Kuhu sa täna edasi tahad jõuda? See on nii põnev elu olnud ju. Ära küsi. mulle tundub kogu aeg, et just kui elu algab. No just. Siis ma küsingi, mis edasi saab. Ja ma peaksin ütlema, et ma olen oluliselt konservatiivsem, püsivam ja alalhoidlikum oma elu esimeses pooles olnud või ütleme siin kuni 10 aastat tagasi. Miks ma neid julgemaid valikuid teen? Siin on nüüd väga erinevad asjad taga. Kindlasti see, et ma olengi oma vanusega saanud juurde võib-olla sellist julgust teha asju teisiti. Teiseks, mul on väga toetav abikaasa, kes alailma on minu hullustega nagu kaasa läinud ja nõus. Jumal tänatud. On ju. Ja siis ka see, et ma natuke spikerdan noorte pealt. Eks ma olen ikkagi ka ju kasvatatud vaimus, et inimene õpib, siis läheb tööle ja pärast seda töökohta, mis tal on, läheb ta pensionile. Ja normaalne inimene töötaks nagu ühel töökohal. Hiljem kui tuli juba 90-ndad, tuli oma riik, tulid moodsad majandusteooriad, siis hakati rääkima sellest, et inimene peaks ikka aeg-ajalt töökohta vahetama. Algul vist räägiti mingist 8 aastast, siis hakati rääkima juba 4 aastast, eks ole. Et mina nägin ära selle ühel oma töökohal, kus üks noor inimene pani 3. päeval avalduse lauale. Ja ütles, et ta ei soovi rohkem töötada. Ja siis ma mõtlesin, et see on küll väga huvitav lähenemine, et ma ise olen alati mõelnud, et vähemalt aasta on see, kus ma saan mingisuguse pildi ette oma töökohast, aga vaata, kui kiiresti tema aru sai, et on vales kohas. Et tegelikult see oli mulle tõsiselt selline hetk, kus ma hakkasin hästi palju ise mõtlema ka selle peale, et ma ei ole laulatatud oma tööga ega töökohaga ja et ma võin neid otsuseid alati teha siis, kui ma tahan. Et muidu on alati nagu, et mul on see projekt pooleli, mul on see asi, ma peaksin ikkagi sellega lõpuni tegema ja siis tuleb ju järgmine, eks ole. Nii ta on tavaliselt küll, jah.
Rei, kas sa kooli ka oled vahepeal tagasi katsenud? Mitte kunagi. Mitte üldse. See on nii kummaline. Tegelikult täna ka tegeled koolidega, sest ikka natuke tagasi, aga mitte päris. Aga küsi siis niimoodi, et küsi, et kas sa tahaksid õpetada, äkki nii? Seda ma mõtlesin, kas tahad kooli tagasi õpetama minna? Ei taha? Mulle on alati tundunud, et ma sobin õpetajaks ja see on nagu minu jaoks isegi natukene nagu pettumus, et huvitav, miks ma ei igatse. Ja tõesti, see on niivõrd uskumatu, et nii nagu see uks ei suletud, siis ma ei ole igatsenud. Küll aga ma olen näinud unenägusid, kus mu endised kolleegid ütlevad, et kuule, et tule appi, tule õpetama, meil on sind vaja. Aga tagasi on ka kutsutud või? Ei ole. Nad nii võõrandunud sealt maailmas. Ja eks nad said ikkagi konkreetselt minu otsustest aru, et eks ma tõmbasin selle piiri nagu väga maha. Ma olen aeg-ajalt mõelnud, et võib-olla kui kool vajaks näiteks abi matemaatikas, et siis see võiks olla selline variant, kus ma käiksin sellises ühiskondlikus korras natuke aitamas. Aga üha edasi ja üha enam ma isegi ei ole selle peale mõelnud. See on väga tore. Ei tea, kas see on tore. On küll, minul on küll hea meel, kui inimesed nagu tulevad ehitusse, siis nad jäävad ehitusse. Mida sa annaksid ühele inimesele, mis soovitusi sa annaksid, kes tahab sükse karjäärimuudatus oma elus teha, nagu sina tegid? Jaa, karjäärimuutja. Tegelikult samal ajal või samal aastal, kui mina tulin ehitusse, väga tuntud samasugune lugu oli ühe ajakirjaniku Toivo Tänavsuuga, kes hakkas õppima arstiks samal aastal. Meie vanusevahe on 9 aastat. Mina ei tea, kuidas tema suutis õppida arstiks, kirjutada ikkagi veel edasi lugusid, blogisid. Et mina ise arvasin ka, et kui ma tulen, et siis ma hakkan kohe blogi kirjutama või vähemalt endale mingeid märkmeid. Ma ei jõudnud mitte midagi kirjutada. Nii. Aga kui nüüd keegi tahab teha midagi sellist, nagu mina tegin või nagu tegi Toivo Tänavsuu, tahab õppida midagi täiesti uut, siis mina ütleksin, et anna minna. Et on erinevaid lähenemisi, ütleme niimoodi, et ma tean tegelikult väga paljud ju inimesed, kes on ütleme heal ametikohal, hakkavad käima, ma ei tea, lilleseade kursustel, kuskil mingi keraamikakursustel, eks. Et ilmselt see mingisugune soov ikkagi midagi muud teha võib nendes sees olla. Aga vot see ongi nüüd see küsimus, et kas sa nagu tahad sellist hobiharidust, kas sa tahad oma kodus midagi muuta, et ma ei tea, käiakse Räpinas, õpitakse aiandust, õpitakse kondiitriks või sa tahad tõesti nagu seda, et sa annad endale lisaväärtuse. Peale nii pikki aastaid, nagu sina seda tegid. Ja, et tegelikult ju, kui nii võtta, vanasti sai varem pensionile. Nüüd pensioniiga tõuseb. Et naiste puhul mina näen siis seda, et mul on ta juba siis 55 pealt jõudnud 65 peale. Ma tavaliselt viskan nalja, et mind võib-olla ootab pension alles 75-selt, kui sedagi. Et siis nagu tööelu muutubki aastatelt juba nii palju pikemaks, et miks mitte teha midagi muud. Ja põhiline on see, kui sul pea töötab, siis sa saad kooli tulla. Mina kartsin ka seda tõesti, et äkki ongi niimoodi, et see minu hea peakene, mis varasemalt jättis asjad meelde, lihtsalt enam ei tööta nii. Mis skeptiline ei tasu olla elus? Jaa, aga aga see on hea näide sellest, et sa olid, aga sa tegid need asjad kõik ära. Seda küll, jah. Hästi oluline muidugi oli ikkagi ka kursuse kaaslaste panus. Et meil oli hästi palju sellist nagu üksteise toetamist. Et võt see ongi see, et kui sa tuled nagu otsustad kooli tulla, et siis on see, et sa ei tohi jätta ennast üksinda seal koolis. Et sul peab olema see
kaasõpilaste tugi tegelikult seal. Sest ütleme, üldjuhul sinu pereliikmed ei saa sind nagu ehitusalase hariduse omandamisel mitte kuidagi aidata. Kui sa just ei ole sellises perekonnas, kus kõik ongi ehitusinsenerid. Et meil oli väga tore kursus tõepoolest, et need grupitööd, mida me tegime, olid minu jaoks hästi olulised õppimise kohad. Mul oli alailmaid väga head grupiliikmed, et kes seletasidki asju, kui sa ei teadnud. Ja kuidagi nagu need grupitööd tekitasid meil sellist nagu arutelu lisaks, et nad täitsidki tegelikult oma eesmärki nagu õpingute puhul ka. Et me käisime koolis niimoodi, et vist, ma ei tea, kas igal 4. nädalal või? Midagi sellist käisite? Ja. Sina käisid, eks ole, iga nädal. Ja, see on kogu aeg koolis. Jah, aga siis nende nädalate vahel, kus me kokku ei puutunud, siis me olime peamiselt nagu Teamsidel olime ühenduses. Ja oligi täitsa niimoodi ka olukordi, kus jälle keegi kirjutab sulle Facebooki, et kuule, et kas sa tead selle ülesande vastust, mis sina said, ja siis hakkadki. Et tegelikult ma plaanisin võib-olla ühte teist asja õppida, aga siis nagu see võimalus, et keegi tahab sinuga vastuseid võrrelda, on lihtsalt suurepärane. Et panedki oma selle asja kõrvale, tõesti, hakkame nüüd lahendama neid ülesandeid. Mis sina saad, mis mina saan? Kuidas sina tegid sinna selle, sa kasutasid seda valemit, ma läksin sealt edasi. Et sulle meeldib selline lähenemine? Jaa. Mulle üldse ei meeldi. Mulle absoluutselt ei meeldi. Miks? Ma ei taha oma asja ära teinud, ma olen selle ära teinud, mida ma arutan enam selle. Aga see on hästi erinev, et õpilased nagu, kuidas keegi on nagu harjunud. Kas me võime võib-olla nagu unistada, et äkki 10 aasta pärast sa said uue karjääri muudatuse? Kuule, ma arvan, et minu 10 aastane tead, see karjääri muudatus ilmselt ei ole enam selline nagu tööelu karjäär. Hobimõistes et ma pigem arvan, et see võiks olla siis juba nagu selline vanaema karjäär. Aga see on ju ka tore mõte, on ju? On. Ja vaata, vanaemal on nagu väga hea võimalus lapsi suunata ja kasvatada. Oma lastega sa ei saa hakkama, aga lapselastega on kindlasti lihtsam. See esimene ebaõnnestub, et nii-öelda oma lapsed ja siis on see järgmine etapp, on ju? Jah, ma ei saa küll öelda, et mu laps nüüd ebaõnnestus. Sest ta on ikka väga tubli olnud, ülimalt tubli. Aga ma ei tea, kuidagi niimoodi on, et vist endast järgnevat põlvkonda on natuke keerulisem kasvatada kui ülejärgmist. Jah, sest ta läheb eest ära kogu aeg. Ja kuidagi nagu vastutus on suurem vist. Lapselastega on võib-olla vastutust natuke vähem ja rõõmu, siis selle võrra nagu rohkem. Eks ta nii kipub olema, jah. Mina tänan, et sa tulid täna ja super kihvt kogemus nagu kõrvalt vaadatuna, et ma ei ole ise neid inimesi väga oma elus kohanud, kes siis selliseid karjäärimuudatusi teeksid, et väga lahe on seda kuulda, et olgugi, et oled väga skeptiline vahepeal, siis tegelikult läbi selle sa taga sihikindel inimene. Et see on väga tore. Selliseid on rohkem vaja meil, ma arvan. Nii et aitäh, et sa tulid ja väga palju edu sulle edaspidi. Aitäh heade sõnade eest. Ja ma arvan, et äkki ma suutsin võib-olla kellelegi ka panna pähe mõtte, et hoonete ehitus on see, mida tasub õppida ka hilisemas eas. Ma usun küll, jah. Ma väga loodan. Aitäh. Super.